videolõunatund Nõmme raadios. Tere maailm, paneme käima. Kaamera teisel pool otsas on Margus Lepa, kes on toimetaja, kontrollija ja mis iganes. Siinpool on siis Igor Gräzin ja me jällegi oleme ühel neljapäeval, kus me saame omavahel ka nüüd ilusti kokku. Lugusid, millest rääkida, on tegelikult päris mitmesuguseid ja üsna palju. Kohe ei teagi, millest alustada. Oota, las ma vaatan siin kõigepealt. Aha, no hea küll lihtsalt siuke huvitav juhtum. 700,000, mille kunstnike liit maha magas. Õieti ta läskis kellelgi raamatupidajal need summad seal üle kanda ja nii edasi. Tegelikult, ja siis öeldakse, et et raamatupidajad, ega kunstnikud süüdi ei ole. No esiteks kunstnikud ise valisid endale selle raamatupidaja ja oleks pidanud ikka väheke näkku ka vaatama, et millega me tegemist on. Aga tegelikult mulle tuletab see asi hoopis ühte teist lugu meelde, et kas me oleme üldse teadlikud sellest, kui paljud kunstiinimesed on olnud kas juristid elukutsed või raamatupidajad. Üks võimalikke raamatupidajaid, keda me peaksime teadma, kes oligi väga äge ärimees, tegeles eeskätt metsandusega, oli kuulus helilooja Giuseppe Verdi. Georges Bizet, Carmeni, jällegi finantsist, raamatupidaja. Kui nüüd kunstiinimesi võtta, siis kunstnikest võib-olla üks kõige huvitavamaid on kuulus Vassili Kandinski, mis on modernismi selline isa või üks isasid, ja kes elas ja töötas Ameerikas ja nii edasi. Kandinski lugu on muide veel eriti kihvt, selle kunstniku Kandinski. Kandinski nimelt lõpetas ei rohkem ei vähem kui Moskva ülikooli õigusteaduskonna. Ja kuigi tol korral sellist asja nagu riiklik suunamine töökohta ei olnud, aga ometigi, eks ole, alati ülikool ju jälgis, mis nende kasvandikest edasi saab ja otsis töökohti, nii et kõik saaksid endale tööd ja leiba, advokaatidena, kohtunikena, prokuröridena, senati ja riigiametnikena ja nii edasi. Ja Vassili Kandinskile anti ka amet kätte sisuliselt. Ja see amet oli ei rohkem ei vähem kui Tartu ülikooli Rooma õiguse professori koht või õieti külalisprofessori koht, Vassili Kandinski. Ja tema siis laskis suve mööda ja hakkas sõitma Tartu poole ja siis juhtus niimoodi, et tol korral oli ümberistumine selles mõttes, et Moskvast Tartusse või Tallinnasse otserong ei käinud. Tähendab, otserongid käisid üle Peterburi, aga Moskva Tartus ükst ühendust ei olnud. Ja nüüd oli vaja ühest rongist minna teise. Ja see ühest rongist teise minemine leidis aset Pihkva jaamas. Ja juhtus nii, et Kandinski sai kokku mingisuguse oma vana ülikoolikaaslase või õppejõu. Ja kuna nad istusid ja ootasid Pihkvas seda rongi, mis Tartusse viib, noored mehed ja nii ikka, eks siis sai tarbitud ka seda hundijalavett Pihkva jaama restoranis. Muide, seal on tänaseni minu teada restoran selles kohas, kui ma mõtlen selle Pihkva asja peale nii edasi. Ja pärast seda, kui nad siis olid keevitanud niimoodi, et üks Tartu rong oli ära sõitnud ja teine Riia rong oli ära sõitnud, siis nad kuidagi jõudsid kahe peale kaubale, et sitta, sest Tartust lähme Pariisi. Ja Kandinski ütles, tal pole raha, aga sõber ütles, mul on. Ja nii nad siis vahetasidki endal piletid ringi ja sõitsidki Pariisi. Ja tänu sellele tina panemisele Pihkvas Kandinski ei jõudnudki kunagi Tartusse Rooma õiguse professori kohale. Aga mine tea, inimkonna seisukohad võib-olla oli see isegi hea, sest eks Rooma õiguse professorid on ikkagi kümneid ja võib-olla 100, aga selliseid kunstnikke nagu Kandinski ei ole sugugi palju. Aga ühesõnaga see on kunstnik, kellel on see karid. Siis üks teine inimene, kellel koos Kandinskiga, mis koos Kandinskiga varem kui Kandinskiga, aga põhimõtteliselt nii nagu Kandinskilgi, oli juriidiline haridus, kus juures mitte mingisugune bakalaurias või
Susi teab, mis ta on, vaid kellel oli ikka täisharidus ja praktiliselt oli PhD ehk filosoofia doktori kraad kohe kätte tulemas. Juuraalal on inimene, keda me teame absoluutselt mitte kui juristi, vaid hoopis teise nimega ja see on Pjotr Iljitš Tšaikovski. Tšaikovski nimelt lõpetas Tsarskoje selo juriidilise kooli, mis oli üks kõige tähtsamaid ja prestiižikamaid juriidilisi koole tolle aja tsaari impeeriumis ja nii edasi. Ja võt siin ma nüüd ei oska edasi otsida, aga põhimõtteliselt ma tean seda, et kuskil ligi 10 erinevat asja on Tšaikovski esindanud kohtus advokaadina. Nii et noh, palun väga. Ja nüüd siis tekib, kui me heliloojatest räägime, siis Aleksandr Borodin, eks ole, kes on tuntud helilooja veel. Ja kunstnikest, kuna me räägime kunstnike tarkustest ja oskustest, ja selline kunstnik nagu Henri Matisse. Vähe sellest, et kunstnik oli ka Pariisis advokatuuri kolleegiumi president mitu aastat. Siis, kui me neid prantslasi mõtleme, Rousseau, aga olulise märkusega. Tegemist ei ole Jean-Jacques Rousseauga, kes oli filosoof ja elas 1700-ndatel aastatel ja nii edasi, vaid meil on tegemist Henri Rousseauga, kes on modernistliku naivismi üks rajajaid kunstnikke. Nii et kui me nüüd mõtleme selle peale, et kunstnike hulgas on olnud ka tarku ja arukaid mehi, ühe sõnaga, kui me teame, mis haridusega on Tšaikovski või kui me teame, mis haridusega on Vassili Kandinski või Henri Rousseau ja nii edasi, kujutage nüüd endale ette, et tänapäevasel ajal keegi nendest Kandinski, Rousseau, Tšaikovski, Borodin või nii edasi satuks mobiili otsa ja teda hakatakse hullutama mingisuguste rahadega. Kas need mehed, kes on ikka täis juriidilise haridusega või täis raamatupidajad nagu Bizet ja nii edasi, et need oleks lasknud ennast nii aledalt vahele võtta. See tekitab mus muide, tõenäoliselt muidugi üks täiesti vapustav asi minu jaoks on olnud tegelikult kogu aeg see, et kuidas saab niimoodi olla, et Eesti Kunstnike Liidus, meid on miljon, eks ole, Kunstnike Liidus on üle 1000 liikme. Taevane arv, kui me isegi paneme juurde kõik need, kes käsitsi kohvitasside peale lilli joonistavad ja need, ei vea seda 1000 minu arvates küll mitte kuskilt välja. Kas me tõesti 1000 inimese kohta oleme valmis ütlema, et tegemist on kunstnikega või on siiski ikkagi mingisugune jama siin sees. Vene kirjanik Sergei Dovlatov, kellest me oleme palju rääkinud, on muuhulgas öelnud, et Nõukogude Liidu, Kirjanike Liidu Tuula oblasti sektsioonis oli tol ajal, me räägime nüüd 80. aastast, oli kuskil üle 300 või 400 kirjaniku Tuula oblastis. Ja selle peale siis muidugi Dovlatov ütleb, et aga aastal 1910 oli ainult üks kirjanik ja see üks kirjanik oli Lev Tolstoi. Nii et muide see on üks vana lugu tegelikult, mida rääkis minu vana semu ja sõber Andrus Park, olgu mul talle kerge, ta ikkagi lahkus väga vara, aga ta oli ka Vabariigi Teaduste Akadeemia akadeemiksekretär ja mis iganes. Ja siis ta korra küsis mu käest, et kas ma kujutan endale ette, et kes on Eesti kunstnikest kõige aegade jooksul olnud kõige rikkam. Et kas Raud või Viiralt või kes nendest. Arvasin mina. Ja ta ütles, et see kõik on jumala vale. Et tegelikult, ja nüüd mul ei tule see nimi meelde, mingi väga lihtne Kask, Kuusk, Peterson, Johansson, midagi taolist, oli Kunstnike Liidu liige, kes joonistas ei rohkem, ei vähem, kui umbes sellise suurusega maale vana Tallinnast, ütleme seal Viru värava juurest või Raekoja plats jukene või nii edasi. Ja need läksid nagu soojad saiad. Et tol korral, kui olid muidugi juba Soome turistid hakkasid tulema nii edasi, nad jõudsid seda osta, sest see pildikene, mis ta maksis, ütleme 10 rubla või mida me praeguses rahas vääringus võime hinnata kuskil 4-5 eurot, mitte rohkem. Aga kuna ta müüs neid sadade kaupa,
siis tulemuseks oli see, et tal oli Kunstnike Liidu kõige suurem sissetulek. Ja siis, et kuidas me sellest, ega siis oli juba niimoodi, et ikkagi mingisugune pangasaladus ja asjad need kõik olid. Ja kuidagi tuli välja, et kus kohast Andrus teadis seda, et see, kui palju ta teenib ja nii edasi. Oli üks koht, kust oli võimalik sissetulek kätte saada, oli partei liikmemaks. Ja partei liikmemaksu, seal partei piletis esiteks oli see, aga see oli siis ka partei arvestuskaardi juures. Ja siis, kuna oli teada, et partei liikmemaks on 1% palgast, siis Andrus Borg, kes oli ka seotud partei organisatsiooniga, ta lihtsalt seal arvestuskaardilt nägi ära, kui palju see Mats raha maksab parteile, et siis, ja kui veel juurde kujutada, igaks juhuks inimesed olid ka siis ja nagu praegugi, kui veel kujutada seda, et ta veel jätab seal mingisuguse protsendi partei eest varjule või petab parteid, siis nii ongi, miks ma sellest räägin? Ma räägin seda sellepärast, et see 700 000 pauk Eesti kunstnikele, mingil määral, ja kui neid veel nii palju ka on, mingil määral siiski iseloomustab nende kunstnike, ma ütleksin niimoodi, vaimset taset. Kui ikkagi hästi labased ja lihtlabased tähendab trikid, millega need rahad välja veded, et kunstnikud ei pööra sellele tähelepanu. Kuidas ma võin endale ette kujutada, et nende kunstnike hulgas on Michelangelo või Leonardo da Vinci või Kandinsky või see, kes ei ole võimeline lihtsalt jälgima seda, kuidas tema isiklik raha talle tuleb või tema käest ära läheb. Seda enam, et kui nüüd nii mõtlema hakata, siis see oli natuke valus nähvakas selle poolest, et see raha, nagu ajakirjandus väidetakse, oli suures osas Kunstnike Liidu see palgaraha või see raha, mis kunstnikele toetuseks välja makstakse. Nii et see ei ole mingisugune seal salongi üürimise või kunstinäituse ekspordi või impordi asja või kunstitarvete ostmise või ruumi üüride ja nende, vaid see oli see raha, mis oli ette nähtud kunstnikele maksta neile nende taskus. Ja teades, et selline raha on olemas, mis peab kunstnikule üle, siis tekib küsimus, tähendab, mis kohaga need kunstnikud mõtlevad. Ja ma ei julge uskuda ja ma ei saa uskuda, et inimene, kes nii labastest asjadest kuidagi aru ei saa ja on nii madala, ütleme sellise juriidilise intellektuaalse tasemega ja et temasugune on võimeline tootma mingisuguseid suuri šedöövreid. Aga kui me sellest juba räägime, sellest palkadest ja asjadest, siis üks teema, mis veel üle-eelmisel nädalal nagu üleks läks, oli seotud LHV pangaga. Ja seal pangas oli siis üks juhatuse liige, tähendab üks asutaja, et sealt see L-täht tuleb, Rain Lõhmus, kes siis rääkis oma panga poliitikast ja personalipoliitikast ja nii edasi, et väga head on need inimesed, kes töötavad seal laupäeval ja pühapäeval ja õhtul kell 9, kell 10 ja nii edasi, ja ainult selliseid nad nagu sinna panka tööle tahavadki. Aga esimene asi, mis ma sellele Lõhmusele peaksin vastuseks ütlema, on üks väga tuntud lugu. Oli selline väga tähtis füüsik, kelle nimi oli Ernest Rutherford, kes töötas Inglismaal Cavendishi laboratooriumis. Ja kusagil 30. aastatel unikaalne juhus, andekas nõukogude füüsik Piotr Kapitsa pääses sinna Cavendishi laboratooriumisse välismaale 3 aastaks stažeerima ja tööle. Tol korral ei olnud ju Nõukogude Liidust välja, jumalkene meiegi ajal 60. 70. aastad Bulgaariasse saamine oli probleem, aga ammus siis veel see. Aga igal juhul ta töötas siis Ernst Rutherfordi juures selles Cavendishi laboratooriumis ja Rutherford jalutas seal mööda laborit ringi ja tuli ka tema juurde, seal noor Nõukogude poiss ja paistab, et andekas ja nii edasi ja ütles, et aga mida te teete õhtuti? Ilmselt soovides vihjata, et õhtul võib minna näiteks koos juhendajaga ja nii edasi, võiks minna ju õhtul näiteks elut jooma või midagi. Mõte oli selline sotsiaalne, et kuidas see. Ja siis Nõukogude poiss ütles, et ma töötan õhtuti kell 8-9 siin laboris.
aha, aga mida te teete laupäeviti, pühapäeviti? Et käite Londonis või midagi, ta ütles, ei käi, et ma töötan. Ja siis Ernst Rutherford ütles, et aga vaadake noormesed, kui te õhtuti töötate ja kui te töötate laupäeviti ja pühapäeviti, et siis millal te mõtlete? Ja see nüüd ongi see koht, mis tegelikult ütleme selle LHV panga puhul tekitab selliseid kõvasid küsimusi. Kui inimesed muud ei tee, kui istuvad ainult arvuti taga ja või nagu meie tuntud firmamees Joakim Helenius on ju ka öelnud, et ta naine heidab talle ette, et ta tuleb voodisse ja tal on läpakas kaasas, et ikka investeeringuid vaadata ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siin tekibki see küsimus, et kas need inimesed üldse kunagi on võimelised genereerima korralikult häid uusi ideid. Juhul muidugi, kui LHV-l on vaja lihtsalt roboteid, kes seal ja robotil on niimoodi, et mida kauem sa teda juhet seinas hoiad, seda rohkem robot midagi teeb. Et kui sellest piisab, siis on kõik enam-vähem okei. Aga kui tahetakse tekitada mingisugune normaalne läbimurre, siis selliste inimestega, kes 9 ja 10 õhtuti töötavad, läbimurret saavutada ei ole võimalik. Läbimurde saavutavad ikkagi need, kes reedel kas või poolgi tundi varem kui õiget aega koju lähevad, käivad laupäeval kalapüüdminas ja pühapäeval tennist mängimas ja mõnel õhtupoolikul lähevad õllesaalist läbi ja nii edasi. Need inimesed toodavad. Ja nad tõepoolest toodavad sellepärast, et neil targad ideed ei tule mitte ainult sellepärast, et sa loed kogu aeg tarku raamatuid, vaid nad tulevad sellepärast, et sul aju lülitub ümber mingi hoopis teise asja peale. Mul on, kui me räägime seal, et mis nad tahavad seal 10% välja vahetada, kes ei tööta ja ühesõnaga, kui LHV kutsub üles, et kõik idioodid, kes tahavad töötada pühapäeval ja nii edasi, tulge siia ja muudku töötage. See ongi jama. Omanik võib seda pingutada muidugi, aga asi on selles, et ka firma omanik ja näiteks ka LHV omanikud, me peame meeles pidama, need ei ole kõige targemad inimesed. Tähendab, siin on väga mitmed asjaolud, kuidas sellised LHV tüüpi pangad juhtusid. Õige aeg oli, õige investeering, rahareform, siis mäletate, kuidas vasta taevast läks, eks ole, Tartu Kommertspank ja nii edasi. Hansapank, mis kadus ära ja praegu üle Hansapangast õrna jälgegi. See Swedbank mingil määral on, aga see on jälle hoopis teine asutus ja nii edasi. Et ühe sõnaga see, kui inimene on võimeline tekitama mingisuguse kapitalivoo ja nii edasi, on sageli, ütleme siuke window of opportunity ehk võimaluste aken, kui see välja tuleb. Aga see ei saa toimida kogu aeg ja palju. Ma arvan, et isegi LHV-s need inimesed, kes normaalselt tööd teeksid selle asemel, et punnitada nagu viimased robotid, et sealt võiks isegi mingisuguseid häid mõtteid ja ideid tulla. Millele muidu on juhtinud tähelepanu ka Elon Musk, et kõige hullemad on need insenerid, kes muud ei mõtlegi kui ainult oma inseneri töö peale ja selle asemel, et käia golfi mängimas või tegemas mingisuguseid muid asju ja peale selle. Me esitame endale ka küsimuse, mis mõte inimese elul üldse on. Ja kui inimese elu taandub ainult töö tegemisele, siis ütleksime niimoodi, et selle inimese elu on sügavalt mõttetu. Sama hästi võiks selle elu elamata jätta. Sest tegelikult, eks ole, töö on üks osa, aga kodu, pere, napsi võtmine ja nii edasi, need on ju ka suures osas väga sellised tähtsad momendid. Ma olen rääkinud sellest ka pikemalt, et ma töötasin Ameerika Ühendriikidest 1990-2011 aastani ja see oli väike kesk-lääne linn, South Bend, suuruselt ütleme Tartu, Poolimeene ja 2 hästi suurt tehast seal, kusjuures üks oli endine Studebeckeri firma ja teine muide suur firma, mis South Bendist alguse sai, oli, me kipume ära unustama, kust siuke asi pärit on, selle firma nimi oli Singer.
ja Singeri õmblusmasinad on South Bendist. Noh, pärast, eks ole, läksid nad sealt minema ja see. Aga noh, te kujutate ette, mida see linn endast kujutab. No ütleme Tartu, milles on siis hästi-hästi suur tehas ja palju väikseid tehaseid ja suur, väga tähtis ülikool, Notre Dame'i ülikool. Võt see oli siis see linn. Ja selle linna sees oli ja on, nagu ma nüüd siin paar kuud tagasi vaatasin ja käisin tuttavate juurest läbi, on pank. Noh, meie ütleksime selline munitsipaalpank võib-olla. No igal juhul see pank on kindlasti oluliselt suurem kui Swedbank näiteks või noh, LHV-st me juba ei räägigi, mis on lihtsalt tõesti mikroskoopiline võrreldes sellega. Ja selle panga nimi oli The First Source Bank of South Bend ehk esimene allika või esimene accounti või pank South Bendis, First Source Bank of America. Selle panga mingil määral eripära seisnes selles, et ta oli tegelikult perekonnafirma. Ja see oli Murphy'de perekond, kellele see oli kuulunud juba kuskil vanaisast ja vana-vanaisast alates. Minu ajal oli selle panga president Chris Murphy, aga tema oli siis nii nagu Ameerikas sageli kombeks on Chris Murphy kolmas, Chris Murphy the third. Ja tema oli siis nagu see komandör. Nii, ja mis veel nende tase oli? Tase oli selles, et Chris Murphy noorem vend oli Föderaalreservi nõukogu liige. Philadelphias Föderaalreserv on nimelt Ameerika keskpank, Fed, reserve, dollari peal te näete Federal Reserve ja siis on alati seal neid on 11 Föderaalreservi kesk, nii et sealt perekonnast oli siis üks seal. Noh, siis selle Chris Murphy abikaasa oli kooliõpetaja või lasteaiaõpetaja 1.–4. klassini ja kes veel, kuidas ja nii edasi. Aga nüüd kogu selle, miks ma sellest rääkima hakkasin, oli see, et see First Source Bank of South Bend, mis on elu ja tervise juures ja palju jõukam, kui ta oli siis, tema eripära oli selles, et ta oli see, mida siis nimetatakse, good corporate citizen, et hea korporatsioon kodanikuna. Ehk teiste sõnadega see pank elas suures osas ka selleks, kuigi eks ole, ta oli üle ameerikaline ja mis iganes, aga seal, kus see peakontor oli ja see South Bend, see linn ja nii edasi, see pank elas kui üks osa sellest linnast. No ma ei räägi juba sellest, et nad on seal mingisugused pargid istutanud ja mida veel teinud. Kõik need pankurid, Murphy'd ja teised olid küll Rotary liikmed ja küll nad toetasid laste halvatusega sündinud lapsi ja nii edasi. Neid kohti, kuhu nad oma rahad ja need panid, oli kümneid. Ma kardan, et võib-olla isegi 100. Nad toetasid ka kusjuures mõlema partei valimiskampaaniat, linna munitsipaalkogu valimised. Nad toetasid ühte või teist tulevast senaatori kandidaati, Joe Kernan, tol korral oli see. No ja nii edasi, nii et muide tol korral figureeris seal veel mitte koju ära kolinud J.D. Vance, kes oli lihtsalt kohaliku kongressi saadik. Nii et sellega pank tegeleski muu hulgas ka niisuguste asjadega, et ta ta panustas kohalikku kommunaalellu, kusjuures mitte nii, et ükskord me annetame selleks või vaid kogu aeg. No üks asi, mis oli, ütleme võib-olla üks ühekordne suur projekt oli Ameerika jalgpalli kuulsuste muuseum. Kuna Ameerika jalgpalli nii-ütelda suur kodumaa ja üks kõige tähtsamaid koht ongi Notre Dame'i ülikool, mis oli selle South Bendi kõrval, siis oli täiesti loogiline, et Ameerika jalgpalli kuulsuse muuseum tuleb just sinna. Ja see oli nüüd, ütleme, puhtalt jällegi, eks ole, selle First Source Banki tehtud asi. Aga selleks, et tunda, kuidas need inimesed elasid, see oli, poiss tol korral oli 12-13 aastane ja sügisel just hakkas torm tõusma, aga poisid ei mõelnud selle peale. Nad võtsid, laenutasid ja võtsid kellegi isa, ma ei mäleta, mootorpaadi ja sõitsid Michigani järvele.
Kusjuures see torm ja see pimedus oli nii suur, et seda, selle paadi peal olevat seda punast lambikest sisuliselt ei olnud näha. Tuul puhus, lained olid kõrged ja olid läinud. Ja siis oli, vot see on nüüd see üks väheseid kohti, kus ka LHV nendest robotitest mingit kasu oleks olnud. Ühesõnaga Chris Murphy, kes oli jäänud õhtul tõepoolest tööle sinna istuma ja need, ta lihtsalt rabas kaasa 2 asepresidenti, kellega nad koosolekuid pidasid ja nad 3 väikse mootorpaadiga sõitsid Michigani järve keskele ja tõid need poisid sealt ära. Lollus on lollus, aga ma ütleksin niimoodi, et ei ole päris nii, et iga panga president taipab paati hüpata ja vettel päästele minna ja nii edasi koos oma 2 asepresidendiga. Eks muidugi poisid sõid oma koosa pärast kätte, aga mul jääb see käik ja see koht jääb ikkagi nagu või see suhtumine mulle jääb ikkagi kauaks ajaks meelde. Seda sai teha, sinna samma päästma minna ja nii edasi, seda sai teha ainult see pank ja see panga president ja panga nõukogu juhataja ja mis iganes, kes oli üks osa sellest linnast, kes lihtsalt teadis, et kurat, et poisid on javanud juba päev otsa nende paatidega, seda paati nüüd enam ei ole, kus nad on, torm on üleval ja nii edasi. Pluss muidugi ka see, et nii Chris Murphy kui ka 2 tema asepresidenti istusid selle panga kõige kõrgemal 12. korrusel, kust oli aknast näha, et see paat seal oli ja ühel hetkel seda paati seal enam ei olnud. Ja nii läkski, ei helistatud seal, ei hädaabile ega kellelegi, vaid lihtsalt mindi ja tehti see asi ära. Aga tore, mis oli mälestuseks veel see, et kui need poisid õpetasid 8. klassi, need 3, siis First Source Bank of America kinkis igale ühele neist sihukese medali kaelas kandmiseks või see kandmiseks tekstiga, et vapratele päästetutele tänulikelt päästjatelt. Eks ole, ka ju sihukene igavesti tore asi. Muide, kui me meenutame üldse seda citizenship ja see nagu ta peaks olema ja mida siis ütleme sellel LHV-l ja nendel muidugi ei ole, on see, et see on üldiselt üsna tööstuslik kant üleüldse. Ja seal võib väga halbu asju olla, näiteks kui valest kohast tuul puhub, siis on see sihuke sõnniku ais või väävli ais või mis puhub sealt järve tagant või niimoodi. Nii et ta ei ole sihuke, eks ole, roheliste ja vegani sihuke keskus, ta on ikkagi tööstuskeskus väga suures osas. Aga see traditsioon, et tööstus peab millegagi aitama või õieti panustama, on seal kandis piisavalt elav. Ma lihtsalt nimetan ainult ühe asja veel. Ameerika kõige suurem terasetööstus on, selle nimi on United Steel Corporation ehk ühinenud terase korporatsioon. See üks linnas, mille nimi on Gary, Indiana, see on 450 kilomeetrit sellest South Bendist Chicago poole. Ja lihtsalt üks näide, et see Gary, Indiana terasetööstus, sa kujuta endale ette, tähendab, mis tüüpi inimesed seal on ja kõik. Muide kuritegevuselt üks Ameerika esilinnu seal praktiliselt iga nädal tapetakse 2-3 inimest ära, sellepärast, et terasetöölised tulevad, laupäeval saavad või reedel saavad oma palga kätte ja siis 2 öödpäeva juuakse, esmaspäeval minnakse uuesti tööle ja selle laupäeva pühapäeva juhtub halbu asja. See on nii, by the way, aga tähtis on see, et seal oli väike kunstikool, millest me võime rääkida, muusikakool, kus juures õpetati erinevaid pille mängima ja siis õpetati natuke skulptuuri ja õpetati seda ja teist ja kolmandat. Ja näed, Gary muusikakoolist, väike nagu ta oli, seal 5-60 inimest on sirgunud selline muusik nagu Michael Jackson, kes oli sündinud Gary's. Ja selle sama muusikakooli lõpetas ka Janet Jackson,
Nad ei ole ei konservatooriumis käinud ega midagi õppinud, aga see oli see mingisugune, tähendab selle terase tööstuse tunne, et võt me peame nagu midagi anda. Muide need inimesed, kes meil ehk juhtumisi tegelevad või tunnevad huvi opereti või muusikalide vastu, on olemas selline muusikas, mille nimi on Music Man. Ja seal see sissejuhatus, see muusika on küllaltki tuntud siuke melood. Eks see mul meelde tuli, see tuli meelde sellepärast, et see aferist, selle loo sisu on selles, et on olemas üks aferist, kes on kaubareisija ja kes müüb muusikainstrumente. Kusjuures lubades, et ta moodustab neile linnale orkestrit, kui te kõik ära ostate, siis ma õpetan teid mängima, siis me teeme sellise muusikali siin linnas ja nii edasi. Põhimõtteliselt ta pettis. Ja tema ongi see Music Man. Aga huvitav lugu on see, et küsitakse, et aga kas sa oled ise muusikat kuskil õppinud või niimoodi. Ja siis ta ütleb, et I graduated lõpetasin kuskil from conservatoire of Gary, Indiana. See on üks koht, kus Gary, Indiana on maailma muusikaklassikas sees. Mõistagi, Gary's ei saa olla mitte mingisugust konservatooriumi. Küll aga siuke pisikene siuke muusikavärk ja see oli seal ikkagi igatepidi olemas. Kusjuures tähendab tänu sellele, kus on siin nagu selle asja teine pool. See sama South Bend, First Source Bank of South Bend, eks ole, ta nii ja naasugune, see tegelikult tingis selle, et me võime küsida, et South Bendis töötavad kooliõpetajad ja professorid ja nii edasi, kuhu panka nad lasksid oma palga kanda. Vastus on täiesti ilmne, eks ole. Kui on olemas selline tore kogukonnapank nagu First Source Bank, siis miks ma pean minema mingi American Valley või Federal Bank of America või miks ma pean minema kurat teab kuhu, kui meil on siin oma pank, kes on täis meie oma inimesi. See mingil määral meenutab seda, võtke nüüd kontrastina LHV siit poolt ja siis teiselt poolt meil hästi tuntud firma Coop. Ma ei tea, kuidas sellega Tallinnas lood on, aga vähemalt ma võin öelda Saaremaal ja Hiiumaal ja Muhus ja kus iganes on ikkagi põhipank, või põhipood, kellega asju aetakse, on ikkagi Coop. Ja Coopi põhiline reklaam muide, kui te jälgite, mis nad televiisoris räägivad ja nii edasi, ei ole see, et mõnikord see ka, et meil on see 50% odavam see vorst või mingisugune see järg. See ei ole tähtis, vaid tähtis on see, et Coop rõhutab ühte üliolulist momenti. Coop ütleb, ma olen teie pank, ma olen meie pank, ma olen üks osa, tähendab sellest community'st, kus kohas te olete. See on muide ka see põhjus, mis pärast, eks see võttis natukene aega muidugi, aga põhimõtteliselt võib öelda nipsust tekkis poodide kett, mille omanik on Kross. Sellepärast, et Krossi pood, Krossi toidupangad ja nii edasi, on jällegi, ta on osa meist. Ja me, kui ma tahan, et see poe omanik või teeniks minu pealt, ma ostan 3 või 4 euro eest neid vorstiviile ja nii edasi. Miks ma pean minema, ütleme, kas Soome või Susi seda teab Selveri mingisugusesse, kus me ei tea, kuhu trahad liigivad ja mismoodi, kui meil on olemas Coop, kus töötavad meie inimesed. Nemad on üks meist ja meie oleme üks nendest. Muide, kui me nüüd tagasi tuleme selle juurde, võt seal LHV-s, me ei tea, mis juhid ja juhatajad ja mis nad seal kõik olid, oli see, et ma tuletaksin enda jaoks ja teie jaoks jutuna meelde selle First Source Bank of South Bend, ma mäletan kõiki, aga mäletan paljusid, kes olid panga juhatuse või panga nõukogu liikmed. Okei, ühe me saime kätte, Chris Murphy 3,
kes oli tegelikult pärinud selle panga oma vanaisa käest ja nii edasi, nii edasi. Me võime tema kohta öelda, et ta sündis rikkuse sisse. Aga lisaks temale oli siis seal, kui nimetada Phil Fazenda, kes oli tööstur ja muide töötas professorina Notre Dame'i ülikoolis, aga temale kuulus terve rida vabrikuid Kesk-Läänes, kes tootsid jämedaid torusid. See, mis gaasi selleni nii edasi. Ja kes insenerina muide oli leiutanud seal mingi toru tootmise mehhanismis, nii et tema oli ka selles pangas nõukogus. Siis selle panga nõukogus oli Bill Beauchamp, kes tol korral oli ülikooli, mille nimi on Executive Vice President ehk täitev asepresident, kes kureeris muidugi kogu majandusvärki ja raamatupidamist, aga kes kureeris ka Notre Dame'i sporti. See tähendab nii hoki, see korvpall ei olnud eriti hea, aga nii. Aga muidugi täiesti legendaarne Notre Dame'i jalgpall, mis on kuulus üle kogu. Ja selle reaalne tulemus oli see, et kuidas seda öelda? Kas ma ütlen siis järsku nii, et kui sul on panga nõukogus suure ülikooli asepresident, kes muide oli ka preester. Preestrina oli ta mänginud pesapalli ise ja olnud Ameerika kolmandast selles Kesk-Lääne divisionis. No ütleme niimoodi, kas on võimalik langetada amoraalne otsus, kui sul siin samas kõrval istub preester? Mul on selline tunne, et ei ole. Sest enamus nendest pangajuhtidest ja nii edasi olid ju ka kõik kristlased. See on üks moment, mis kipub meil nagu praegu ära kaduma. On nimelt see, et seda nüüd see lõhmuspalt kuulnudki. On see, et üks kõige tähtsamaid vabaturu rajajaid Adam Smith, kes on kirjutanud raamatu rahvaste jõukusest, The Wealth of the Nations, mida loetakse turumajanduse aabitsaks kuni tänase päevani. Vaat need, sellised robotpankurid või need ei ole koolis käinud piisavalt või kui on käinud, siis nad on sellel tähtsal loengul käinud peldikus suitsu tegemas või ma ei tea miks. Aga unustatakse ära, et kaasaegse kapitalismi alusrajaja Adam Smithi esimene teos ei olnud mitte rahvuste jõukusest ja mitte olnud sellest, vaid see oli pühendatud ärieetikale, moraal äris. Ja see oli The Study of Morals of Business Ethics. See oli siis tema esimene teos. Nii et ütleme niimoodi, Adam Smith ei alustanud sellest, kuidas raha teha, majandustehniliselt, vaid ta alustas sellest, milline on raha tegemise moraal ja eetika. Ja ütleme siis niimoodi, et kui nüüd võtma hakata, ütleme, et teine inimene, Chris Murphy'ga muidugi me olime tuttavad, üks väike linn ja inimesed saavad ikka kokku, kui mitte muidu siis Rotary klubis või siis kui lapsed jalgpalli mängivad midagi taolist. Aga üks selline väga oluline motiiv on ju tegelikult see, et kui me võtame äri puhtal kujul, me võtame sellise asja nagu ostmüük. Ma annan sulle raha, sa annad mulle asja ja nii edasi, siis ostmüük ei ole muutunud 2000-3000 aasta jooksul. Roomas osteti ja müüdi samadel põhimõtted, oli selline asi nagu ettemaks, oli järelmaks, oli selline asi nagu laenuprotsent, kõik need asjad olid Roomas olemas. Ja Roomas oli muide ka veel selline asi nagu kahekordne raamatupidamine, ka juba olemas, kuigi ta leiutati uuesti renessansi ajal ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga mis reguleerib seda tehingut tänapäeval, on see, mida tohib osta ja mida tohib müüa. Kui Roomas oli täiesti loogiline, et võidi osta ja müüa orje, ja orje võidi osta ja müüa veel Ameerika Ühendriikides 18-19. sajandil, siis meie ütleme, et seda teha ei tohi. Küsimus ei ole selles, et ostmüük oleks muutunud, vaid ostumüügi sisu
on aja jooksul muutunud. Ega siin on ju ka see üks pull lugu, see nüüd on Indianapolises, aga seadus ja õigus ei kaitse ebahumaanseid tehinguid või ebaseaduslikke tehinguid. Konkreetne lugu, 96, 7, 8 kuskil seal kandis, ühesõnaga üks siuke priskemat sorti neegrimutt läks pimedas, seal pimedas tänava nurgas, seisva kordniku ja politseiniku juurde, ütles, et võt ma siin nurga taga, et ma ostsin heroiini, aga tegelikult on tegemist pesupulbriga. Et noh, mind on petetud. Ja ta siis ütles, et sina politseinik, mine võta see vend kinni, kui petis see heroiini müüa. No, politseinik võttis anamutil natist kinni ja viis ta politsei jaoskonda, kiiresti kutsuti keemik välja ja ütles, heroiin nagu laksub, pole mitte mingisugust kahtlustki selleks. No ja järgmine käik oli see, et muti löödi käed selja taha ja löödi tsukundri peale ja läks kinni narkootiliste ainete käitlemise eest, mis see on see illegal substances. Ehk point on selles, et kui heroiini või kokaiini või midagi sellist ei tohi osta ja müüa ja kui seda müüakse pettuse teel ja nii edasi, siis ära oota, et seadus sind kaitsma tuleb. Mis on illegaalne, on illegaalne. Selles mõttes kõik igasugused tehingud, mis maffias olid ja nii edasi, ega siin oli ka niimoodi, et siin rohkem ikkagi mängis ausõna, sest mingisugust seaduse kaitset nagu olla ei saa. Aga see jutt on meil põhimõtteliselt selleks, et kuidas on nüüd selle moraaliga. Nüüd inimene, kellega ma olen kokku puutunud, kes oli ka pururikas iga kandi pealt, tema nimi oli Frank Potenziani ja tema perekonnale kuulus suurem osa või väga suur osa Chicago rannast vastu Michigani järve. Tähendab sinna nad pärast 1800. aasta tulekahju nad ehitasid selle täis ja seal on siis nüüd see rannajoon on läinud märksa laiemaks, kui ta oli ja mis iganes. Nii et ühesõnaga ka ütleme iga kandi pealt ikka pururikas inimene ja mis iganes. Aga tema unistus oli saada õppejõuks. Aga tal ei olnud tahtmist ja viitsimist hakata professoriks, aga ta oli kogu aeg kas külalisprofessor või lihtsalt siuke abiõpetaja või midagi taolist, sest lisaks sellele, et ta oli rikas mees ja pidi neid asju ajama, aga ta ei tahtnud kunagi seda teha, ta tahtis olla õpetaja. Ja eks ta käis minugi klassis seal lastega rääkimas ja kõik see ja siis ta on kunagi öelnud fraasi, mis peaks olema nagu ütleme kogu selle LHV taustal kuidagi nagu mõtestatud ja arusaadav, et kus kohas siin nüüd see LHV eetiline viga tuleb või see. Ta ütles, et raha väärtust ei määra mitte see, kui palju teda on, vaid raha väärtuse määrab see, milleks teda kasutatakse. Siit automaatselt tuleneb, et igasugune lihtsalt niisama padjapüüri sisse kühveldamine ja nii edasi, las ta siis olla ja kui inimene on sellega rahul, mingi pururikas panku lasku käia, see on tema asi, aga seda ei saa võtta ühiskondlikult normaalse rahana. Nii et see nüüd ongi nagu see moment, kus tuleb tagasi ikkagi see Adam Smithi lugu, et turundus ja turuasjad ja nii edasi, nad kõigepealt hakkavad peale moraalist. Kusjuures nad hakkavad moraalist peale isegi mitte ainult ütleme majanduses, nad hakkavad moraalist peale ka poliitikas. Kuigi me oleme siin selles saates vähemalt kord rääkinud, kui mitte rohkem, et kuidas poliitika ja moraal omavahel seotud on, me oleme esitanud küsimuse, et kas te olete mõelnud selle peale, et mida tähendavad 12 kuldset tähte sinisel Euroopa Liidu lipul.
Ja ma olen seda küsinud nii tudengite käest kui ka isegi kolleegide käest ja ma olen täiesti rahulikult küsida seda LHV juhtide käest, kellel pole õrna aimugi, miks see nii on. Mingisugune variant on see, et 12 riiki olid need, kes asutasid, ei vasta tõele, alguses asutajaid oli 6, pärast läks mingil ajal edasi, oli 13-14, aga sellist perioodi, kus oleks olnud 12 liiget Euroopa Liidus, pole mitte kunagi olnud. Ja nüüd tekib küsimus, kus kohas see 12 tuleb. Ja vastus on see, 12 tähest koosnev pärg on see, mis on Neitsi Maarja pea ümber. Võt kui Jeesuse puhul on see nimbus, mida halvad inimesed nimetavad mõnikord ka pannkoogiks, see, mis Jeesuse pea kohal siin on, siis Neitsi Maarja pea kohal on need tähed, 12 Neitsi Maarja tähte. Ja miks see, muide, kus kohas seda näha saab? Kindlasti miljonis muus kohas, aga tähendab üks, mis mul praegu ette tuleb, kus kohas on Neitsi Maarja kuju ja see on Tšehhi parlamendi vastas Prahas. Tšehhi parlament muide asub väga kitsa tee ääres, umbes, ma ei tea, umbes nagu Kaave kohviku tüüpi koht seal Pühavaimu kiriku juures Tallinnas ja nii edasi, samasugune on Tšehhi parlament. Ja nüüd siis selle Tšehhi parlamendi vastas on siis üks kootiaegne ehitis, kus on üleval igasugused muud kujud ka, sealhulgas ka 12 apostlit, kui ma ei eksi ja mäletan. Aga seal siis keskel on siis natuke kõrgem Neitsi Maarja kuju, millele on siis metallist või traadist tehtud 12 kuldset seda tähte, Neitsi Maarja nimbuse eriliseks näidiseks. Muide seoses sellega, et Neitsi Maarja ja see teema hakkab nagu vaikselt tagasi tulema, on praegu Eesti evangeelses või üldse evangeelsetes luteriusu kirikutes on tekkinud nüüd niimoodi, et vaata igasugustel nendel preestrisärkidel, millega ma ka siin olen olnud, võib-olla on must ja on hall ja siis roheline on diakoni oma, tähendab minu jaoks on siis kas üldine must või siis mul võib olla ka roheline. See hall on lihtsalt siuke suveaegne ja nii edasi. Et nüüd on tekkinud, väga hea, kui te vaatate Eesti peapiiskopi ja üldse piiskopitel on lilla see värk. Ja nüüd, kui me hakkasime Neitsi Maarjast rääkima, siis siin on see nagu väike nüanss juures, et Neitsi Maarja auks on Luteri kirikutes tekkinud veel üks särk, ühe särgi värviga ja see on sinine. Kus juures, see siis nagu tähistab seda Neitsi Maarja erilist. Aga miks sinine? Sellepärast, et tegelikult ka Euroopa Liidu lipp on sinine. Ja ta on sinine just nimelt selle sama Neitsi Maarja pärast, mida sageli meeles ei peeta. Ja tegelikult seal ei olegi nagu midagi väga suurt ja keerulist. Robert Schumann, kes oli Prantsuse välisminister, kes oli Euroopa Liidu asutaja. See nõndanimetatud paberi nimi on Schumanni deklaratsioon, kus ta siis ütleb, et miks on Euroopa Liit vaja luua. Ja seal ta nimetab, et Euroopa Liit saab kujunema demokraatlike, kristlike, ma rõhutan, demokraatlike, kristlike riikide ühendus. Euroopa demokraatlike, kristlike riikide ühendus. Ehk teiste sõnadega see Kristus, või isegi mitte Kristus, vaid kristlaslik, seos Neitsi Maarja, on tegelikult Euroopa Liidu alguses tegelikult ka olnud. Ja kui me praegu vaatame kõiki neid jamasid, mis siin sünnivad ja nii edasi, siis me võime öelda, et Euroopa Liit on ikkagi oma kristlikest alustest ikkagi piisavalt kaugele ära nihkunud. Huvitav. Siin ei ole midagi tarka. Vaata, minu jama on selles, et ma kogu aeg uudistan selle. Okay. Nii. Ühesõnaga, see Schumanni deklaratsioon ja nii edasi, see teksti koht, kus sellest Kristusest ja kristlikkusest juttu on pandud
tahvli peale ülesse Brüsselis Euroopa Liidu majja. Seal lähed ühte pikka koridori ja siis on see suur šumann ja kõik see nagu seal olemas. Nii, mis me siis edaspidi veel võiksime, mida me võiksime veel käsitleda? No mingil määral me võiks öelda ka paar sõna sellest, et ole see lahke, Putin käis Hiinas. Ja noh, ma ütlen laias laastusega, sealt midagi tarka ei tulnud. Põhiline, mida ta tahtis seal saavutada, oli nõnda nimetatud gaasitoru ei olnud nõnda nimetatud, gaasitoru pidi päris olema. Mille nimi oli Silas Sibiri 2. Siberi jõud või Siberi võimsus 2. Silas Sibiri 1 on olemas, see läheb siis Siberist Hiinat. Ja nüüd oleks siis vaja teha see Silas Sibiri 2. Mille peale siis hiinlased ütles, tore, et mis seal ikka, et hakkame siis teda tõmbama nii edasi. Aga kui tingimused selgusid, siis selgus ka see, kui mõttetu oli tegelikult Putini sõit sinna Siberis. Tähendab, esimene asi, mida hiinlased nõudsid, oli see, et selle toru peavad valmis ehitama venelased, hiinlased sinna midagi. Või kui hiinlased ehitavad selle toru, siis venelased peavad selle ehitamise kinni maksma. Aga teine palju kihvtim liigutus selle juures oli veel see, et hiinlased nõuavad, et gaasi hakatakse müüma, Vene gaasi või Siberi gaasi hakatakse müüma Hiinas Vene siseturu hindadega, mis teeb endast ühte kokku umbes 12 korda odavamalt, kui see on maailmaturu hindades. Ja kui need asjad nagu ära langevad, siis tekib küsimus, mida see Putin seal tegi. Selle asemel, et rääkida igavatest majandusasjadest, ma lihtsalt soovitan, et võtt on olemas, minge vaadake mingisuguseid Vene saite YouTube'is. Ei olegi vaja kuulata, mis seal räägitakse. Lihtsalt vaadake. Ja esitage endale küsimus, kuidas Putin saab niimoodi käia. Tähendab, Putini käimine on tegelikult niimoodi, et ta käib kogu aeg, võt on näha, võt niimoodi. Tähendab, nii, või siis nii. Ehk teiste sõnadega tal jalad enam otse ei käi. See on siis tal üks asi. Teine huvitav teema on muidugi see, et Putinil, kui nüüd on pinsak seljas, siis tema pinsak on põhimõtteliselt niimoodi, et ta läheb kuskile nii. Ja siis Putini oma läheb, siis ta on niimoodi üleval. Tähendab, jalgadega on tal mingi jama. Kui juures tuleb ju arvestada seda, et Putin käib ka spetsiaalselt kõrgete kontsadega, sellepärast, et ta põeb oma lühidust. Aga see siin, see on siis tema kuulikindel vest, tähendab siin üleval. Nii et ta ei julge ka Hiinasse minna ega kuskile, tähendab ilma selle kuulikindla vestita. Muidugi hiinlased tegid veel ühe sihukese meelega alandava triki Putini suhtes. Nimelt see, et kui vaadata, kuidas ta läheb Hiina sellest auvahtkonnast mööda seal, kus sõdurid seisavad nii edasi, siis asi on niimoodi sätitud, et Putin ulatub Hiina sõduril kuskile selle kohani, mitte rohkem. Hiinlased ei ole ju pikad inimesed tervikuna, aga nähtavasti nad ikkagi ei pidanud vajalikuks jõudu säästa ja otsisid spetsiaalselt välja auvahtkonna, mis on Putini suhtes 3 võrra pikem. Pullug on veel see, et Hiina kommunistliku partei juht ja Hiina juht Xi Jinping on hiinlase kohta väga pikk mees põhimõtteliselt, nii et tema oli enam-vähem samamoodi nagu on, nii et siin olid siis Hiina sõdurid, siin oli Xi Jinping ja kuskile siin oli väike Putin sinna vahe peale pandud. Aga põhimõtteliselt ma lihtsalt tuletan meelde seda, mis me rääkisime eelmisel korral. See oli siis teine nõks, siis oli enne teda käis Donald Trump ju Xi Jinpingi juures ja siis tehti deklaratsioon olukorrast maailmas, mille sisse oli siis märgitud see, et on kujunenud välja
maailma G2 struktuur. Tähendab, ei ole enam neid G7 ja G20 ja nii edasi, on olemas G2 ja G2 on siis USA ja Hiina. Aga no nii nagu Trumpiga ikka juhtub pärast seda, kui ta oli Hiinast tagasi tulnud ja vaatas natuke imestunud näoga, kuidas see Putin seal käib. Ja siis, et ma tegelikult eksisin, et see uus maailm, see ei ole G2, et see oli valesti. Et tegelikult on maailm G1, millega oli siis selgeks tehtud, et peale Ameerika maailmas enam suurt kedagi olemas ei ole. Ja nüüd, mis siis ikka, ega kui me praegu tuli Ameerikast jutu lihtsalt fraas, me ei hakka seda pikalt kommenteerima, aga see on iseenesest Marco Rubio, kes on riigisekretär, elik välisminister, muidu kohutavalt populaarne oma kodus. Ta on pärit Florida osariigist ja ta oli Florida osariigist valitud senaator. Ja praegu räägitakse, et Marco Rubiost võib saada järgmine presidendikandidaat vabariiklikus parteis. Sellepärast J.D. Vance, eks ole, kes oli seal ka Indianas ja Ohios, on uskumatult ebapopulaarne, sest ta on selline ülbe olekuga ja üldse mitte midagi, aga kõik see. Nii et Marco Rubio ütles sellise fraasi, väärib tähelepanu, kus ta ütles, et Ukraina on Euroopa kõige tugevam sõjaline jõud võrreldes kõigi teistega. Ja ta ütles, et edaspidi, kui läheb uue konfiguratsiooni loomiseks USA ja Atlandi ookeani taustal ja nii edasi, siis USA näeb enda partnerina tegelikult ainult Ukrainat. Ja eks Euroopagi ole selle peale reageerinud, eks ole, kunagi käidi ju, kutsuti Ukraina sõdureid Saksamaale, Wünsdorfisse ja nendesse teistesse tähtsatesse kohtadesse õppima, treenima. Ukraina sõdurid õppisid roomama ja tulistama ja igasugust asju tegema ja sakslased õpetasid nad välja tegelikult suures osas. Siis praegu on ju reaalne situatsioon selles mõttes täiesti teistsugune. Ukrainas sõidavad Saksamaale mitte sõdurid, vaid instruktorid. Tähendab, Ukraina praegu treenib täielikult välja Saksa sõjavägi Bundeswehri ja ühesõnaga ja nad hakkavad moodustama, Ukraina hakkab moodustama mingisugust sõjalist allianssi ja liitu Poolaga, ühiseks kaitseks ja nii edasi. Samas ega Venemaa see edasiliikumine ei ole sõjas ka, tähendab tegelikult ikkagi Vene sõjavägi liigub parasjagu, kusjuures kõige põllim on see, et seda näidatakse ka televiisoris. Venemaa armee liigub külapoe juurest bussijaama juurde ja siis seda loetakse, et see nüüd on jällegi mingisugune täiendav territoorium on. Kusjuures see külapoe ja bussijaama jutt ei ole mitte minu väljamõeldis, vaid seda näidati, et siit liikluse sääl on ja kõik läinud ja nii edasi, nii edasi. Nii et issand seda teab, mismoodi see on. Me oleme seda rääkinud, et tegelikult see suur väljakutse mitte ainult Ukrainale, vaid kogu Euroopale on see, mis hakkab siis õieti Euroopas saama pärast seda, kui see pagana sõda ükskord läbi on. Aga nüüd me oleme siis jõudnud oma juttudega enam-vähem lõpuni ja siis me peame rääkima natukene oma enese saatusest ja kuidas meil läheb ja mismoodi see on ja nii edasi. 4 advendiküünalt, nagu alati, jaaniküünal, jaanipäeva küünal või jaanipäeva tuli, ka nagu alati. 3 apelsini, nii nagu on kokku lepitud, improviseerimise sümbol. Te panete praegu ise ka tähele, et me improviseerisime ja ei oleks mina arvanud, et ma oskan sellest LHV asjast 40 minutit rääkida, aga näed. Kui sa saad otsast minema, küll ta siis ikka kuskile ka jõuab. Nii et need on siis meie improviseerimine, advent, jaanipäev. Ja nüüd oleks siis võib-olla üks väga tõsine palve, sellest oleks pidanud võib-olla alustama, aga ma loodan, et ikka kuulasite meid enam-vähem lõpuni. Meil on tegelikult praegu rahadega nagu suhteliselt sant seis. Tähendab, siin on mingisugused summad, mida tuleb hakata
makse maksma ja meie reaalsed rahalised võimalused on, no eks kuidagi ikka, aga on üldiselt ikkagi ütlemata kehvad. Ja sellepärast ma pöördun teie poole sellise suure palvega, eks me pärast võib-olla kirjutame ka sellest, et kõik teie, kes te meid kuulame, kui teil vähegi on seda võimalust ja ma loodan, et on, saata meile kas või seal 5 eurot või 10 või midagi taolist, mis ei tohiks üle mõistuse raske olla. Meil oleks hirmsasti seda raha vaja. Mitte seda 1-5 eurot ja 10, vaid ikkagi oluliselt rohkem. Ja see ei ole mitte selleks, et isegi näete, me ei ole ju mingisugused miljonäridega, ega siit kõigist nendest rahadest ei lähe meie taskusse tegelikult ju põhimõtteliselt mitte midagi. Andres Raid ja Kertu ja kes me oleme, me ju ei teeni siit mitte pennigi, me peame ikkagi elama oma elu kuidagi teistmoodi. Aga selleks, et see raadio saaks funktsioneerida, on teatavaid kulusid vaja teha, alates sellest, et ruumirent maksab midagi, mis te arvate, kas siis Eesti valitsuse abiga käekarasse keeratud Eesti Energia laseb nendel tuledel lihtsalt niisama pulli pärast põleda, ei ole midagi, kuu täis ja tulevad jälle küsima, kusjuures nemad on ikkagi ütleme päris kaabaklikud ettevõtjad, kelle kohta see moraal, millest me rääkisime, ei käi kohe mitte üldse. Eesti Energia on amoraalsuse tipp ikkagi igas punktis. Nii et ühesõnaga siin on arved, mida tuleb maksta, tähendab tahad sa või mitte, ja arved ja maksud ja kõik see maksab. Ja kuna me oleme ikkagi rohkem selliselt, me tahame rääkida sellistest huvitavatest asjadest ja me ei esinda ühtegi erakonda ega me ei ole ka professorid, kes ülikooli loenguid loevad, vaid lihtsalt me tahame rääkida moedet juttu, millest teil oleks lõbus kuulata ja millest oleks võib-olla ka kasulik. Ja selleks, et see kõik edaspidi toimiks, meil tegelikult on seda raha ja seda sissetulekut üldiselt väga vaja. Tulevikus võib-olla lähevad ajad paremaks, selle peale peab lootma ja küllap nad lähevadki, aga praegu on sellest jõnksust või sellest künkast või sellest on vaja üle saada ja ma ütleksin ausalt, et ilma teie abita me nendest asjadest üle ei saa. Nii et kui vähegi võimalik on ja kui me teile natukenegi meeldime, siis otsige üles oma mobla või arvuti ja kinkige meile see summa, mida me ei pane oma taskusse kohe mitte, vaid millega me peame ära maksma need arved, mis meil praegu üleval on. Ja aitäh kuulamast ja et siis kõik läheks hästi. Kui teie meid toetate, siis me kuskile ära ei kao. Adieu.